Tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 85. osa. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Kena kevadet ja kannatuste vaba kellakeeramist. Tänases osas kanname ette 2 meile juba tuttava autori ühise teose. Jutt on avaldatud Lüüli Suuki ja Manfred Kalmsteni ühises jutukogus Elekter meie vahel, ilmunud kirjastuses Fantaasia käesoleval aastal. Ja suisa 2 sedasama kogumikku loosime nädala pärast, see tähendab 5. aprillil 2025 välja. Kuidas loosis osaleda, vaata Facebookist. Mina ja Aiki loeme teile Lüüli Suuki ja Manfred Kalmsteni müstilise loo 7 saavad äratatud. Magavad? Jaa, juba viimased 100 000 aastat. Miks sa nad uinutasid? Nad arenesid liiga kiiresti. Nende vaim hakkas nõrkema ja jõud hääbuma. Nad peavad kosuma. Ja sa usud, et nad on valmis, kui sa nad äratad. Mina nii kindel ei oleks. Nad on iga aastaga tugevamaks muutunud. Peatselt on nad äratamisküpsed. Peavad olema. Kaua sa neid veel puhkeasendis hoiad? Ma usun, et läheb veel natuke ja siis on ka aeg käes. Kõik korraga? Jaa, ikka. Muud moodi seda teha ei saa. Trummilsana ja mõhnijad kollakade näpud tümistasid trummile pingutatud trollinahal aina kiiremini ja kiiremini. Tema silmad sulgusid, suu sorakil vuntside all vajus mulgune avali ja kogu kehast aimdus, et ta ei ole enam täiskohaga selles maailmas. Trummimüdin aina kiirenes ja kiirenes ning Raake tundis, kuidas ka tema tasahaaval, viivhaaval poolunne hakkab vajuma. Silmalaud muutusid raskeks, nii raskeks ja käed õlgade küljest tundusid rauakaalu olevat. Raake tumedajuukseline pea vajus emanda tooli seljatoele. Järsku aga põrin vaikis. Trummilsana ja silmad plaksatasid lahti ja avanenud vaatepilt pani poolunes viibiva Raake jahmatama. Trummilsana ja silmaterad olid kadunud ja valged kaetud juuspeente mustade veresoonte võrgustikuga. Ma püsin siin ja näen vaid pimedust. Ma vaatan maavallast ja olengi ju pime. Pilk ei küüni läbi pimeduse, ent lahutan end neist ja tapan oma silmad ära. Nüüd on mu pilk surmavallast ja nii saigi must nägija.
alustas trummilsanaja ilma igasuguse eelhoiatuseta ning tema hääl kõlas nii puhtalt, sulnilt, justkui oleks sellesse kätketud haldja hõbedat. Mida sa näed, hea Manata? Mida sa näed? Päris hetkega virgunud Raake. Neid 7, keda ei loodud. Neid, kes unele said kutsutud. Neid, kes magavad, ent peagi saavad äratatud. Laulis trummilsanaja vastuseks. Kes magavad? Kes on need 7? Uuris jahmunud Raake. Need, keda ei loodud, kes maailmade üsast rebiti, need lootuse tapjad, kõigist halvimad, hingelt määrdunud, tegudelt väärdunud. Helises veel viivuks trummilsanaja hääl. Seejärel vajus ta külili maha. Hetkeks paistis justkui avaks ta silmad, ent ei. Laud vaid võbelesid korraks. Ja Raake uppus sügavale mõtteisse. Jah, ta teadis, et 7 ärkaja päev oli lähenemas. Ent mida kätkes selle päeva tähendus? Tal polnud aimugi. Ega ka kellelgi teisel, kellelt tal küsida oleks olnud. Peale trummilsanaja muidugi, ent too lebas sügavas unes. Ja Raake üritas end tema ärkamiseni rahulikuks sundida. Ent ei. Mõtted ei andnud enam talle asu. Juba ta ema olevat peale sünnitust imelikul malbel häälel öelnud, et ta tütar saab teadma neist 7, kes ärkavad, tuli Raakele meelde. Ta oli kord lapsena kuulnud, kuidas naised näputööd tehes seda omavahel poolsosinal arutasid. Võib-olla nägi ema midagi. Tundis miskit, kui tema hinge maailmade üsast vastu võttis. Ent seda enam küsida ei saanud, sest hallaköndi tõbi oli võtnud nii ema kui ka isa ja veel veerandiku külarahvast juba mitu talveminekut tagasi. Lõpuks leidis Raake, et olgu kuidas on. Tulgu mis tuleb, aga ta äratab trummilsanaja üles ning palub tal kogetut ja öeldut selgitada. Ta sirutas käe, et Manatal nina kinni pigistada, ent kohe maid avas trummilsanaja silmad ning kähises ebamaisel häälel tõtakalt. Ma näen sind surmavallast. Seejärel haarasid ta keha tõmblused, kuni ilmeksimatu surmakramp temast ammu teadmiskunstile müüdud hinge välja pigistas. Kui Raake suutis end lõpuks koguda ja teda pelglikult puudutas, oli trummilsanaja juba kangestunud ja Raake vanema kojas üksi. Kas sa äratad nad nüüd? Jah, nüüd äratan. Ent miks teed sa seda? Puudutab see ju ka meid, kõiksuse kandjaid. Sest on aeg ja alaku 100 viimset päeva. Pea 3 nädala jagu ajapiima oli maailmadele valgunud, kui Selvekaare vanemad Raake kojas kohtusid. Raake oli sellele kohtumisele seadnud suuri ootusi, lootnud saada nõu küsimuses, mille rändava trummilsanaja sõnad olid tõstatanud, ent ta eksis. Teda ei usutud. Mitte et esiotsa tema sõnades oleks kaheldud,
aga trummil sanajasse suhtuti suure kahtlusega. Taheti teada, kes ta oli. Raake ei teadnud. Taheti teada, miks ta suri. Raake ei osanud vastata. Taheti näha laipa. See oli juba põletatud ja tuhki laiali puistatud. Ja nii taipas Raake peagi, et olgu kuidas kohtumise alguses oli, ent enamik jäi kahtlema ega uskunud trummil sanaja sõnu. Ja nii läksid nad järgneval päeval laiali, jättes Raake sama targana endast maha. Raake ei saanud isegi aru, miks ta tundmatut trummil sanajat tõsiselt võtab. Ta lihtsalt tegi seda, sest tema, Raake, oli teda näinud, oli teda tundnud, oli tajunud, kuidas kaduviku varjud trummil sanaja loitsimise peale ta kojaseinad enda hõlma mässivad, kuidas surmavalla puudutus tema koda riivab, koolnu külmus teda unele meelitab. Ta teadis täie meelekindlusega, et trummil sanaja ei rääkinud tühja. Ei, et kuri ja sünge nägemus oli tõepoolest mehe silme ees lahti rullunud. Tige ettekuulutus tema suust välja vingerdanud. Ja Raake tundis, justkui rõhuks tema vaimu ränk raske koorem. Ta ei kartnud, ei. Aga see oli vastutus tema kui emandvanema õlul. Ta pidi hoolitsema oma hõimlaste eest. Pidi tagama, et sünged kõuepilved ei koguneks nende tuleviku kohal. Raake pea muutus tinaraskeks. Kurk kuivas. Ta haaras laualt õllekapa ja peale tõsist sõõmu istus taas oma emandvanema tooli. Mida tähendasid trummil sanaja sõnad? Ja kas see, et manata neid just talle ütlema oli tulnud, oli kuidagi seotud sellega, mis oli öelnud Raake ema pärast sünnitust? Ja mida oli trummil sanaja kotta astudes öelnud? Ta oli öelnud, et emandale on sõnumeid. Sõnumid tähendavad, et keegi peab olema need talle saatnud. Keegi teispoolsusest. Keegi surmavallast. Ent mis oli temal asja surmavallaga? Või mis veelgi olulisem ja hirmutavam, mis oli surmavallal asja tema, emandvanem Raakega? Korraga tabas Raake end mõttelt, et targem oleks kogu värk unustada. See peast heita ja lihtsalt endist viisi edasi elada. Ent suudaks ta seda? Ei suudaks. Sest trummil sanaja sõnad olid tulvanud ta teadmisse kui seeme, mille manata ennustamisele eelneval ööl oli temasse jätnud. Tuli ikkagi külatark Kiehtase poole pöörduda. Ja ehkki suhted tema ja Kiehtase vahel olid kurjad ja tulvil sappi, polnud tal nende silumiseks enam aega. Ei. Vastasseis oli suhetesse kaevatud juba ammu ja kuluks aega ja kes teab, mis teeneid ja hüvesid, et külatark uuesti enda poolele meelitada. Kuid olgu suhted kui kurjad tahes, hõimule halba ei soovinud temagi. Öö oli juba ammu maale laskunud ja kodakondsed magasid, kuid Raake ei suutnud oodata. Kärsitus oli vallanud ta meeled ja nii ta siis ajas end püsti ja astus kojast välja. Kiehtase hütt asus külast väljas, päris laane servas, nii et minek võttis hea tüki aega. Raakel tuli jätta selja taha nii emandakonda kui ka värav puitpalissaadis ja kõndida mööda metsateed sügavamale padrikusse. Pärale jõudes tuli tal veel läbida tihke kollane tubakapilv, mis Kiehtase ümber hõljus.
külatark oli vana mees, kindlasti üle 100 talvemineku, sest ta oli aidanud ilmale tuua ka Raake vanemad. Aegade kortsud katsid külatarga nägu ning lumivalge ja külaneidude poolt peenikestesse patsidesse punutud habe ulatus pea maani. Raake kummardas, ent vaid kergelt, et tark ei unustaks, kellega tal tegu, ja küsis pikema sissejuhatuseta. Manata, sa olid juures, kui ema mu ilmale tõi. Jaa, olin. Ent miks ajab see ammune asi nii kõrge emanda siia minu juurde? Kahtlusega võideldes rääkis Raake Kiehtasele kõik üksikasjad võõrast trummil sanajast, kes temalt öö oli nõudnud, et siis hommikul tänutäheks säärane ennustus kuuldavale tuua. Kiehtase näole venis irve juba Raake esimeste lausete järel, ent Raake hoidis end vaos ja jutustas lõpuni. Rahunege, auline emand. Ega igaühe, keda väärikas emand magatab, sõnad kohe hukku too. Alustas Kiehtane, ent Raake ei lasknud tal lõpetada. Ma tean, mida ma nägin. Ma tundsin seda. Surmavalla lähedal olekut. Oh ei. Need trummipõristajad ja kondiviskajad on kõik osavad petised. Asi ühel sellisel nüüd rohekarva emand ära petta. Keegi ei suuda surmavalda minna ja tagasi pääseda. Raake hammustas huulde. Ei olnud see esimene kord, kui Kiehtane selliseid sõnu pildus, ning ta ei kavatsenud ka sel korral välja näidata, kui palju teda häiris see tavapärane solvangute jada. Ikka, et liiga noor, liiga kogenematu ja liiga naine. Aga ennustaja ju surigi. Märkis ta, kui oli end rahulikuks sundinud. Ju siis oli tema aeg käes, vastas Kiehtane kõigutamatu rahuga. Raake loobus. Ta polnud siin selleks, et Kiehtast milleski veenda. Ei, ta oli siin selleks, et küsida, mis oli võinud viia ta ema selliste sõnade lausumiseni. Ning ehkki ta aimas, et Kiehtane naerab ka selle välja, jätkas ta siiski. Hea Manata, aga minu ema, mis võis viia mu ema selliste sõnadeni? Naised on kehalt ja vaimult nõrgad. Peale lapse ilmale toomist või kas või peale magatatud ööd ei ole nad peast mitte päriselt korras. Ei, sealt ka imelikud sõnad ja teod. Ka sel korral suutis Raake end talitseda ja lausus juba emand vanemaks saamise hetkest õpitud rahulikul toonil, mis tema sisemuses lõõmava vihaleegiga teps mitte vastavuses polnud. Ent mida tähendavad need 7? Mida tähendab 7 ärkaja päev? Vanal ajal loeti aega teisiti. Loeti teisi ajajärke. Et 7 ärkaja päev on meie mõistes justkui 7. suur öö minek ja uue aja algus otsast peale. Või nagu meie talvemineku öö. Ei midagi tähtsat, mispärast ka keegi enam selle päeva tähendust ei mäleta. Raake rahunes suti. Kiehtase juurde tulekust ja tema varjamata ülbuse talumisest oli siiski kasu olnud. Ta tõusis, tänas külatarka viisakalt ja asutas juba lahkuma, kui Kiehtane küsis. Kas kõrgeauline emand tuli siia tõesti keset ööd üksi ja relvastamata? Jah,
vastas Raake, kes alles nüüd taipas, et tark tegu see polnud. Oi, olete julgem kui mina. Ehk olen ma teis eksinud, lausus Kiehtane ja naeratas mesimagusalt. Nii mesimagusalt, et Raake ohutunne otse kohe Loitvele lõi. Naeratades antas see surmahoopi, kõlas vana ütlus. Kiehtane aga tõusis ja marssis hütinurka ning võtnud sealt kerge jahioda, ulatas selle sama mesimagusa naeratuse saatel Raakele. Võtku austatud emand julgustuseks, lausus ta. Ja nüüd märkas Raake ka seda, et Kiehtase silmad ei naeratanud. Ei, neis püsis külatargale igiomane kaval pilk. Ja Raakele meenus veel üks ütlus. Ei eal sa tapa relvitut, vaid kingid talle relva. Raake võttis jahioda vastu, tänas noogutusega ja asus tagasi teele mööda rada, mis läbi pisikese metsatuka külla tagasi viis. Ega polnudki enam viisakusteks aega. Tuli kotta jõuda ja oodata. Ei, katsuda ära aimata, mis Kiehtasel kavas. Tasane talvelõpu tuul ulus puude vahel ja vaikust rikkus vaid krabisev lumi Raake jalge all. Raagus puude varjud langesid rajale, millel kuu valguses olid näha vaid Raake enda Kiehtase hüti poole suunduvad jalajäljed. Ei midagi, mis oleks andnud aimu lähenevast ohust, ent seal nad järsku olid. Raake ees 3 söinahätti, 3 musta, pikkade sarvedega varju ilma peletist hiilisid ühtäkki ümber Raake, kes jahioda kindlamini pihku haaras ja rünnaku tõrjumiseks valmistus. Söinahätid olid pisikesed, vaevu Raakele kõhuni, millest Raake järeldas, et tegemist on olnud väga kiire ja hea õnne peale saadetud kutsega varjuvalda. Tühihalli maailma, maavalla ja surmavalla vahel. Ilmselgelt polnud Kiehtane valmistunud, vaid otsustanud lihtsalt ära kasutada, et Raake oli üksi ja relvastamata. Ja Raake teadis, jahioda 3 söinahäti kihvade ja küünte vastu oli üpris naeruväärne. Ta rabas kiirelt kaelast süsihundi küünise ja pistis selle endale suhu. Nad võivad rappida mu keha, ent mu hing peab rüvetamatult surmavalda minema, vannutas ta iseend ja torkas nõelteravaks ihutud kihvaga endale igemesse. Suhu valgus vere maitse. See peaks vähemalt ta hinge nende hingenoolijate haardest eemal hoidma. Jälle haaras ta mõlema käega odavarrest ja ootas. Söinahätid tiirlesid oma kentsakal, tantsiskleval kõnnakul tema ümber ja Raake taipas. Nad lustivad. Egast nemad teadnud, et Raakel hingepäästi abinõud juba tarvitusele võetud. Tasahaaval keksisid söinahätid aina lähemale. Ent Raake, kes teadis, kui kiired nad on, ei teinud katsetki neid ise esimesena tabada. Varjujõletised aga aina tiirutasid, suud irvesse kaardunud ja kuldkollastes silmapaarides veendumus, et peagi rebivad nende küüned Raake liha. Peagi murravad nende lõuad Raake luid. Kime sarvehuik katkestas metsa all valitseva, vaid lumekrudinast rikutud öövaikuse. Ja Raake taipas, et tal on võimalus eluga pääseda. See pidi olema varjujaht.
Selve kaare haldja rahvas oli tundnud, et keskid varjuilmast siia on manatud ja tulid neid otsima. Tuli ainult vastu pidada. Nähes, et sarvehuik söinahättides põgusa kõhkluse esile kutsus, otsustas ta rünnata. See oli viga. Sarvilised kogusid end kiirelt. Sihitu viskus löögi eest ja enne kui Raake jõudis oda tagasi tõmmata, surus üks hättidest hambad talle säärde. Raake röögatas, kui mürgine kool haava tungis ja verd rikkus ning virutas uuesti odaga. Löök tabas. Jahisarv hüüdis juba kuskilt lähedalt ning söinahätt lasi lahti ja kargas eemale. Siis juba kostis õhus vihinat ja esimene nool tabas elajat, keda Raake lüüa oli üritanud. Seejärel sopsas juba surmale määratud varjuilmlase ihusse veel 2 sulissaba ning mõne hetke pärast oli õhk noole vihinast paks. Raake hingas kergendunult. Tal olid tänu hiljaaegu metsa jäetud vastsündinule haldja rahvaga nii head suhted, kui suhted haldjatega üldse olla saavad. Nii lõi ta oda lumme ja kükitas ootavalt maha. Näe, nad ju pilgutavad silmi, sest nad ärkavad tasapisi. Sest sa juba äratad? Jah, sest ma juba äratan. Ajapiima on vähem, kui ma arvasin. Ma pean tegutsema. Usud, et nad on peagi ärkvel? Usun. Raake vajus emand vanema kojas, lõõtsutades seina äärsele suurpadalaste pingile ja tõmbas viivu hinge. Ta oli jooksnud justkui elu eest. Kao, inimloom, oli üks haldja printsidest talle lausunud ja Raake oleks peaaegu et käsule allunud. Jahilised olid kohe noolte pilve kannul kohale jõudnud, söinahättide laibad haldjaratsude järel minema lohistanud ning siis oligi üks neist Raaket märganud ja tal kaduda käskinud. Ning Raake teadis, et minna lasti tal ilmselt tänu samale põdurale vastsündinule, kelle veri veel jahiliste huuli võis värvida. Kao, inimloom. See oli olnud kogu tänu ja Raakele oli sellest täiesti piisanud. Polnud hea verehimulise haldjasooga lähemalt tegemist teha. Ei, ja tülitseda veel vähem. Sellegipoolest oli Raake kogu oma julguse kokku võtnud ja haldjate kõnepruuki matkida üritades küsinud. Hea ja väärikas, haldja prints kaunis. Kes on ärkavad 7? Vasta palun sult pärin. Haldja prints paistis esiotsa jahmunud. Ent seepeale ilmus ta näole irve. Tema silmad lõid lõbustatult kilama ja ta lausus oma kaaslastele midagi haldja keeles. Jahiviisiku seas võttis maad märgatav elavnemine. Nad vaatasid Raaket lustlikult, justkui oleks too midagi ääretult naljakat öelnud. Lõpuks peale lühikest haldjakeelset mõttevahetust või pigem nagu Raakele tundus lõõpimist, ratsutas lumivalge patshabemega haldjas lähemale, lausus: Männelich, tea, peagi teada saad. Nüüd koju sa lidu, puhka väsinud pead ja puhkes naerma. Ent Raake ei jätnud, vaid proovis uuesti. Vasta, oo väärikaim, selgust too meelde. Mu mõtted raiu lahti, anna teadmine mulle. Kao, inimloom, kao.
lausus Haldjas. Aeg annab vastused ja su hingele rahu. Ta hakkas juba oma sünkmusta ratsut ümber pöörama, kuid samal hetkel oleks justkui talle miskit meenunud ja ta lisas. Tervita Haldja kangelasi surmavallas. Seejärel puhkes ta laginal naerma. Raake pani ummisjalu jooksu. Ning siin ta siis nüüd oli, omas kojas, suurpadalaste pingil ja taipas, et üks ümmardajatest räägib talle midagi. Jah? Küsis ta, kui oli hetkega pea möödunud öö mälestustest klaariks saanud. Teie haav, austatud emandvanem, see vajab ravi. Ümmardaja osutas Raake lõhki rebitud püksisäärele, mis oli juba kaetud korbatanud verekihiga. Raake nõustus. Haav vajas tähelepanu. Ta käskis ümmardajal haavalausuja kutsuda ja tõmbas püksid ettevaatlikult jalast. Peagi oli kohal ka haavalausuja esiene. Tõmmu mees, kes ei suutnud vaatamata ametile pilku Raake katmata jalge vahest eemal hoida. Vaatas haava üle ja lausus. Haav on juba vihas, aga ma puhastan selle ja loodame parimat. Raake, kes sai aru, et asjalood on ääretult halvad, lasi enda kallal toimetada. Ja vaid siis, kui haavalausuja pilk jälle liiga kauaks mujale pidama oli jäänud, käratas ta. Haav! Ja mees jätkas kiirustades tööd. Peagi oli jalg seotud ja kotta sisenes Raake õlamees Harhila, kes lausus vaid veel 2 ja Iitoilase oma läks. Jah, Raake teadis, millest jutt. Viimasel nädalal olid lapsed ja vanad hakanud haigestuma tundmatusse tõppe. Haavalausuja, kes kartis ilmselt, et temalt vastuseid oodatakse, kadus kiirelt kojast ja Raake tõusis ümmardaja toodud malaka najal püsti. Haav tegi valuga kergelt peale toetades. See oli tulitav tunne, mis justkui mööda veresooni edasi levis, kuni lõpuks valusööstuna otse pähe kiirgas. Raake vandus kurja igal sammul, ent komberdas siiski Harhila järel kojast välja. Vanema koja ees podises juba suur pada, milles küla vaesematele süüa keedeti ja üle õue levis rasva ja liha meeldiv lõhn. Ent Raakel polnud aega, et paja ääres peatuda ja prooviks suutäit nõuda. Ei, Harhila järel komberdas ta edasi, kuni nad jõudsid uhke maja ette, milles Raake teadis Iitoilase pere elavat. Iitoilasel oli Raake teada 6 või 7 last ja nüüd oli siis üks neist surnud. Ta valmistas sõnad mõttes ette, kuigi teadis, et keegi neid kuulata ei taha ega oota. Ja tal polnud aegagi, mida tühjadele sõnadele kulutada. Lähme minema. Neil pole meie sõnavahtu vaja. Otsustas Raake järsku ja pööras Harhilat ära ootamata ümber, tagasi kodu poole. Peagi kuulis ta, et ilmselt kõhklema löönud Harhila talle järgneb. See sobis. Raakel oli mõte, millest ta tahtis rääkida. Ja kui Harhila taas tema vasemal käel kõndis, pühendas ta õlamehe oma kavadesse. Kiehtane varjab midagi ja ajas söinahetid mulle kallale. Seda ei saa nii jätta. Leia veel 2 kahmakat meest, kelle peale saab kindel olla. Kiehtase keelepaelad tuleb lahti sõlmida. Sõnas Raake. Harhila noogutas ning vanema kotta lonkas Raake juba üksi. Ent otsuse ja enesekindlamalt kui kordki viimase nädala jooksul.
ööhakul said nad küla ümbritseva palissaadi väravast taas kokku. Harhilaga oli veel 2 meest. Süngeilmeline Metsase ja leidlaps Hateri, mõlemad karmikoelised ja Raakele või vähemalt Harhilale ustavad bussivelled. Neljakesi asusid nad teele. Vaikselt, rahulikult, otsusekindlalt. Vaid Hateri heitis ümbritsevale närvilisi pilke. Tema oli 2 talvemineku vanusena metsast leitud, mis tähendab, et Haldja rahvas polnud teda endale kosutuseks tahtnud. Ei, oli juhtunud ennekuulmatu lugu, kus laps Haldja metsast elusana leitakse. Ja see võis tähendada, et Haldjatel on temaga muud plaanid. Nüüd ta siis kõndiski rivi keskel ja kartis, et ehk saab see kava selgeks juba tänasel ööl. Ent Haldja rahvas jättis nad siiski puutumata. Kui nad Kiehtase majale lähenesid, muutus nende samm ettevaatlikuks. Polnud ju võimalik teada, mis manata sõnad või petusõlmed Kiehtane oli oma kodu ümber seadnud. Metsase, kes Kiehtase kunagise ja minema peletatud õpilasena natuke väesõnade sanatust tunnetada oskas, liikus ees ja peatus iga natukese aja tagant, ent ta ei avastanud midagi. Ilmselt oli Kiehtane endas kindel. Liiga kindel, nagu käesoleva öö sündmused lõpuks tõestasid. Nad jõudsid Kiehtase pisikese majakeseni ja Raake märguande peale lõi kogukas Hateri ukse õlaga sisse. Raksatusega andis uks järele ja kambrist kostis Kiehtase unesegune hüüatus. Aga kohe olid nad tal jaol. 2 alasti ümberkaude piigat põgenesid kiljudes ja kadusid kandade välkudes ühe, kui Kiehtane sängist toorelt välja rebiti. Harhila haaras targu valmis pandud kaltsu ja toppis selle Kiehtasele prundina suhu, samal ajal kui Hateri ja Metsane rabelevat manatat kinni hoidsid. Polnud ju vaja, et Kiehtane varjuilmast hall olendeid appi jõuaks sanada. Seejärel nad peksid teda mõnda aega jalgadega ja kui Kiehtase kinni topitud suust vaid mõminat kostma hakkas, jätsid järele. Järsu ropsuga tõmbas Harhila prundi Kiehtase suust ja Raake sõnas läbematult. See oli aastaid antud solvangute eest. Hullem järgneb, kui minu küsimustele vastamise asemel sutesooja hakkad ajama. Selge? Kiehtane noogutas ja Raake jätkas. Nii, nüüd räägi, mida tähendab 7 ärkamine? Et aeg on otsa saanud, vastas Kiehtane puiklemata. See tähendab mida? see tähendab, et on kõik. Enne maailma algust oli suur maailmade lehm Valdralla, kelle udarast lüpsis ajaemand Ansi alle ajapiima. Ajapiimast sündiski elu maavallas. Sündisid kõik. Ent kui surmavalla isand Ensiene Valdralla tappis, katkes ka piimavool. Ajapiim aga hoiab elu maavallas. Seejärel rebisid kõiksuse kandjad algete üsast, kus meie hinged valmis küpsevad, enne aegu välja 7 hinge. Ja noist said need 7 õde, kes ei sündinud ega sure. Nad magavad, ent õigel hetkel nad äratatakse. Ja siis saab nii, kui see maailmade loo kulgu kirjutatud on. Ja nüüd on siis aeg, kui nad ärkavad. Mis siis juhtub? Äratatakse. Ka seekord. Kui kunagi enne muiste suur häving maavalda tabas, äratati 7. Ent siis olid nad veel nõrgad ega suutnud kõike lõpetada. Nüüd on aga
100 000 aastat möödunud ja nad on tugevamad. Ma küsisin veel ja sain surmavallast vastuse, et kõik läheb kura käe. Alanud on 100 päeva tuhastuvat lootust. Raake jäi mõttesse. Nüüd oli hetk, milleni ta polnud tegelikult jõuda tahtnud. Ta teadis, et ei saa kuidagi Kiehtast ellu jätta, kuna too kasutaks kohe oma mõjuvõimu, et talle kätte maksta. Ent tappa, manata. See ei tõotanud head, ajal, mil ta ise peagi surmavalda läheb. Harhila mühatas juba küsivalt ja Raake ärkas. Märkas, et Kiehtase huuled liiguvad hääletusloitsimises. Märkas seda kavalat ja riukalikku pilku manata silmis ja noogutas Harhilale. Nuga välgatas hüti hämaruses, püüdis korraks aknast paistva kuukiire ja Kiehtase mustjas veri lahvas surmakorina saatel rinnale. Ajapiima on järel vähem kui 100 päeva. Jah, ma tean seda väga hästi. Miks sa siis viivitad? Ma ei viivita. Nende aeg on käes. Nende aeg on käes. Peagi avavad nad silmad. Raake ärkas iseenda valuoige peale. Ta oli poolunes räheldes haige jalaga vastu voodi äärt löönud ja järgnenud valuhoog oli ta kohe ärksaks raksanud. Ta tõusis ettevaatlikult asemelt ja harutas haava ümbert sideme. Juba esimene pilk kinnitas, et veri on hapuks löönud ja haavaviha nüüdseks juba pöördumatult ihusse pugenud. Pea käis ringi, kui ta püsti tõusis ja malakan ajal suurtuppa komberdas. Ihus tuikas vihas veri. Haavalausuja juba ootas. Ütle, kaua mul jäänud on? Küsis Raake haavalausujalt, kui see oma pilgu söinahäti mürgist rikutud jalale heitis. Mitte kaua, emand. Päevake. Vaevalt, et 2, lausus haavalausuja ja juba tema ilmest oleks võinud sama välja lugeda. Selge. Ära määrima hakka, valutab niigi. Seo kinni ja tee minekut. Mul on vaja mõelda. Lausus Raake ja istus emanda toolile. Ja mõelda ta kavatses. Tal tuli välja nuputada, mida teha, et oma hõimlasi aidata. Või vähemalt hoiatada. Ja peagi avastas ta, et mõtted liiguvad ikka ja jälle surmavalla poole. Ent kuidas sellega ühendusse astuda? Trummil sanaja oleks seda suutnud, aga tema oli surnud. Kiehtane samuti surnud. Seinelookse vana külatark Verbola elas vähemalt 10 päeva teekonna kaugusel. Kui haldjarahvalt ratsut küsida, siis saaks küll kiiremini, ent selleks tuli oodata öist haldjatundi ja lisaks polnud Selvekaares Raake teada ühtegi vastsündinut, kelle verega kaupa teha. Pealegi ei uskunud ta hetkekski, et vigastatud jalg tal ratsutada lubaks. Seega tuli leida abi mujalt. Ja mõne hetke pärast oli tal lahendus käes. Oli aeg ise surmavalda külastada. Erilist hirmu see mõte temas ei tekitanud. Isegi kui ta rännakule saadetud hing sinna lõksu jääb, mis sest ikka.
ta läheb sinna päeva-paari pärast nii või naa. Maha surutud valuröögatuse saatel ajas Raake end jalule ja käskis ümmardajal joosta ja Mietsasele edasi öelda, et ta ootab meest külaväravas nii ruttu kui võimalik. Selleks ajaks aga, kui ta ise sinna jõudis, oli too juba kohal. Me lähme jälle Kiehtase jutule, lausus ta Mietsasele. Mietsane ei kostnud seepeale midagi. Küllap oli ta aimanud, et Raakel tema väheseid manata oskusi vaja läheb. Koos astusid nad taas Kiehtase hüti suunas. Seal avanes neile vaatepilt, mis oli neist eelmisel ööl maha jäänud. Nad polnud Kiehtase surnukeha põletanud. Las jääb tema poolehoidjatele hoiatuseks, oli Harhila öelnud. Ja nii lebas hurtsikus endiselt kangestunud laip, kelle tulepühitsuseta hing veel ilmselt paar päeva lähikandis hulgub. Kutsu ta välja, sa ju suudad seda, lausus Raake ja istus Kiehtase segi püherdatud voodile. Jalg tegi pöörast valu ja suurema osa teekonnast oli ta läbinud tulikurje vandudes ja malakalt tuge otsides. Mietsane oli sunnitud teda lõpuks pooleldi kandma, kui malaka najal liikumine Raake jaoks täiesti talumatuks muutus. Suudan. aga kas sa suudad ta ka panna mulle alluma? Ta peab. Hulgub ta hing ju teie maavaldustes. Kuni surmavallani jääte teie, mu emand, ta käsutajaks. Ma mõtlesin, et ta ju ei allunud mulle ka eluajal. Surnu hing on vaba inimlikust riukalikkusest, mille oid talle eluajal sisse söödab, vastas Mietsane ja asus manata tööks ettevalmistusi tegema. Raake heitis pikali. Ta ei jõudnud, lihtsalt ei jõudnud enda enam üleval hoida. Pea oli paks ja tundus karurasva täis. Mietsane, kes oli toimetades silmanurgast Raaket jälginud, tõusis, soris mõnda aega Kiehtase hütiseintel rippuvate kuivatatud taimekimpude hulgas, murdis lõpuks ühe küljest mõned lehed ja andis need Raakele. Näe, näri. Uut jalga ees anna, aga võtavad valu vähemaks. Raake võttis pakutu vastu ja Mietsane jätkas toimetustega. Mõne aja pärast tundis Raake end juba paremini. Oli küll tekkinud kerge kõhuvalu ja hingata oli raske, ent jalg ei tundunud enam justkui maru tules. Istuge nüüd, emand, lausus Mietsane lõpuks ja osutas enda vastu, teisele poole keerukat kivikeste, seemnete ja eri taimede varrerootsudest koosnevat mustrit, mille oli põrandale sättinud. Raake tõusis voodilt ja tundis, et enne vihas olnud jalg on nüüd tundetu justkui lihatükk. Peas valitses meeldiv hämu, igemed surisesid ja suunurgad kiskusid tahtmatult ülespoole. Mietsane aga alustas keerukat manata sõnade jada. Raake ei taibanud sellest midagi, ega kuulnudki õieti. Mietsase hääl tõusis ja langes, muutus vahepeal venivaks ja Raake tundis, et ta naeratab. Peas valitsev hämu asendus meeldiva õnnetundega. Hütiseinad lainetasid, tema ümber lendlesid värvilised liblikad ja ta oleks tahtnud karjuda üle tema ümber laiuva piiritu lagendiku, et armastab kõike ja on nii õnnelik, nii õnnelik. Olen kutsutuna kohal, emand, kõlas Kiehtase tuhmina tunduv hääl. Raake tundis, et kukub taas kuhugi, ent Mietsase antud kõrvakiil tõi ta jälle mõistusele.
lagendik tema ümbert kadus, asendus hütiseintega ja naine taipas, et ta silmad on pisaraist täidetud ning et ta oligi karjunud, hüüdnud midagi. Metsase hääl tundus murelik, sõnad arusaamatud ja Raake märkas lõpuks Kiehtast enda kõrval. Kiehtane oli üleni tuhkhall ja tundus kuidagi pisem ja hapram. Üle ta kõri jooksis must lai jutt, mille Harhila puss oli sinna jätnud ja tema Raakele suunatud pilk oli täis kummalist rahulolu. Seejärel kõik Raake ümber väändus. Kiehtase nägu moondus, määndus ja Raake tõusis õhku. Ta nägi alla vaadates iseend, selili maas, üles enda poole naeratamas. Nägi Mietsast enda kohale kummarduvat ja lamavale Raakele näkku lahti käe hoope jagavat. Ja märkas läbi hüti katusel lennates, et Kiehtase hallikarva kogu on tema kõrvale ilmunud. Mis toimub? Küsis Raake ja ehmatas jäisest tundest, mida rinnust kuuldavale tulevad sõnad kõris ja suus tekitasid. Punapeninukilehed, sa sõid neid liiga palju. Rohkem kui maailmade piirid su peas välja kannatasid. Kiehtane, ma ei mõista. Lausus Raake kohkunult. Ka Mietsane ei mõista. Ei mõista teadmiskunsti kasutada. Seepärast ma ta minema ajasingi toona. Et tal pole austust teadmiste vastu, vaid iha neid kasutada. Ja see muudab ta hoolimatuks. Ta pingutas üle. Tahtis head, aga... Mis minuga nüüd juhtub? Ma ei tea. Ma pole kunagi julgenud ühelegi lahkujale nii kaugele järgneda. Ega saa järgneda nüüdki. Oled oma rännakul üksi, emand. Lausus Kiehtane ja Raake tundis, kuidas teda kuskile veetakse. Tema ümber tekkisid sünged varjud. Jalge all laiuv laas muutus tulemereks, siis siuglevateks ruunimärkideks, kuni lõpuks asendus halli karva udupinnaga. Ja ta taipas, et on surmavallas. Mis toob vaevu elusa surnute maale? Kaikus ta peas küsimus. Raake kogus end. Ta oli surmavallas, ent seda oli ta ju tahtnudki, et siinsetega ühendusse astuda. See oli ju isegi parem, olla ise siin ja ise küsida, leidis ta ja lausus. Teadmatus ajas mind üle maailmade piiri. Surnud ilm on täidetud tuhastunud aegade ja surnute teadmistega. Mina olen selle valitseja. Mina tean kõike. Kõlas hääl ja Raake ette ilmus süsimust kogu mornhallil haldjaratsul. 2 kuldkollast silma, sünk musta naha ja valkjate joontega näos pöördusid tema poole ning vaatasid teda siira üllatusega. Ma tulin, et saada vastust. Lausus Raake. Siis küsi, kaugele rännanu. Kõlas külm vastus. Mis juhtub, kui 7 ärkavad? Hukk tabab me lootusi. Kõik läheb kurakäe. Vastas surmailma valitseja. Aga kuidas seda ära hoida? Ei saagi. See on kirjutatud maailma koesse, et igavest rahu ei saabu kunagi. Ent ometi ma loodan. Ometi ma usun, et kunagi laabub kõik. Et kunagi täituvad mu lootused. Et kunagi tabab kogu kõiksust vaik
vaikus ja rahu. Ent iga kord, kui antakse killuke lootust, ärkavad 7 ja kõik läheb kura käe. Lausus surmavalla valitseja ja Raake taipas. Taipas, mis oli valesti. Taipas, mida ta oli valesti tõlgendanud ja ärkas. Ta oli taas hütis. Jalg lõhkus valutada. Pea oli paks, ent teadvus oli täis külma maailma teadmiste tulva. Emand, te tulite tagasi. Kostis Raake kõrvu Mietsase hääl. jah, aga mitte kauaks. Suren peagi, haavaviha on mu sisemuse mürgitanud. Nii et kuula ja pane hoolega tähele. Alustas Raake ja taipas ise samal ajal lõpliku selgusega, et oli kõike seni täiesti valesti näinud. Ta oli trummilsana ja surmavallast jutustatud pilti vääralt tõlgendanud. Et kurakäe on peegelduses. Et surmavalla kurakäe asub maavallas hüvakäe. Et kõigi lootuste lõpp on elu uus algus. Et igavene rahu on igavene surm. Mietsene, 7 ärkajat pole vaja peljata. Nad täidavad taas anumad. Selgitas Raake katkeval häälel. Mis anumad, emand? Ajapiima anumad. 7 õde äratatakse, sest ajapiim on lõppemas. Kui anumad on täis, siis uinutatakse nad taas. Mietsane vaatas Raaket imestunult ja küsis enne, kui too jõudis jätkata. Kas sellepärast meie lapsed ja vanad tõvevoodisse langevadki? Raake tõmbas hinge. Ta tundis, kuidas elu temast justkui uduniredena välja voolab. Ta oli nii väsinud. Ei. Vigurid täis haldjanoored viskasid öösi külakaevu söinahätti surnukeha. Too seda varjutõbe sealt levitabki. See tuleb sealt välja koukida, ära põletada. Manata peab sõnad lugema. Raake neelatas. Ta oli otse kui tules. Kuum laine mässis ta endasse. Ja siis saabus külm hingus, mis voogas läbi ta keha ja tarretas vere ta soontes. Nüüd siis ongi kõik. Põletatav on kõik põlenud, mõtles Raake silmi sulgedes. Jalg ei valutanud enam. Ta tundis kergendust ja rahu. Mietsane hüüdis kaugusest ta nime, kuid Raakel polnud enam võimalust talle vastata. Raake naeratas endamisi ja heitis hinge. Nad on nii ilusad, nii nõtked. Muidugi, nad on ajatud lapsed. Kas nad on ülesande täitnud? Nad teevad seda. Ajapiima anumad on peagi pilgeni täis. Kas sa pead nad tõesti uuesti uinutama? Pean. Ärkvel olles on nad ohjeldamatud. Muunduvad ja arenevad, kulutades jõudu. Vaid magades saan ma neid valvata. Ilma ajapiimata lõpeb kõik.
Te kuulsite Lüüli Suuki ja Manfred Kalmsteni müstilist lugu 7 saavad äratatud. Aprillis kohtume jälle. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!